väga hea meel, et meile on külla tulnud Merilin Kuusler Inpangast, et tema siis on meie esimese lennu vilistlane kohe. Ja me ise arvasime, et teile kindlasti on meie võime rääkida, mis meie mõtlesime, aga meil endalgi tegelikult on põnev kuulda, mis Merilin meile räägib oma kogemusest. Et tere, Merilin! Tere ja minu poolt ka suur aitäh kutsumast. Kindlasti on väga tore siin osaleda ja kommenteerides lihtsalt korra kiiresti seda, mis eelnevalt siin sai räägitud, siis tegelikult selle kursuse praktilisus on ka paljuski selles, et nendest asjadest jälle rääkides me ise mõtestame neid asju enda jaoks paremini. Ehk et see on jälle nagu üks selline osa sellest, ütleme ka kursusest, et kinnistada seda, mis on juba õpitud. Just. Aga esimese asjana küsiks sellise küsimuse, et milline sul varasem kogemus on, kas siis coachinguga või coachi või juhtimisega? Nojah, sellega on nii, et nagu paljude asjadega võib olla, et tunnetus on, et just kui oled ju midagi teinud. Eriti nüüd, kui olles siis näinud neid tööriistu, mida on võimalik kasutada. Coaching kui selline iseenesest ei ole olnud midagi sellist, mis oleks olnud nagu midagi täiesti tundmatut minu jaoks, et olen sellega ka varem kokku puutunud rohkemal või vähemal määral, aga väga üldiselt. Kuid näiteks otsides enda jaoks seda kursust, kus osaleda, siis sellest teadmisest piisas, et see otsus enda jaoks teha. Kuidas, jah, natuke vastasidki mu järgmine küsimusele ära, et kuidas või mille alusel sa langetasid selle otsuse, et just sellele kursusele tulla? No kõik muidugi algas sellest, et ma tundsin, et on vaja ennast arendada. See oli nagu see alguspunkt. Ja siis tuleb see kõige raskem osa, eks, et peaks nagu siis välja selgitama, et milles konkreetselt ennast arendada tahad. Ja siis mulle tundus jah, et vaadates seda tiimi ja ettevõtet, kus ma hetkel toimetan, et võib-olla see, mis kõige rohkem kõnetaks, olekski see, et leida siis koolituse kursus, mis aitabki siis tiimi ja inimesi arendada. Ja siis minu jaoks oli nagu kuidagi väga lihtne, elementaarne. Ma tegin EBS-i veebi lahti ja vaatasin, et mis kursused on pakkuda. Aga lihtsalt et see, kui ma juba nägin, et oli see coachiv juhtimine, et siis ma panin nagu seal nagu see 2+2 kokku, et see tõenäoliselt on see, mis minul vajalik oleks. Sinu jaoks elementaarne huvitava faktina, ma ei teadnud veel 20 minutit tagasi, sain teada, sa oled EBS-i gümnaasium üks esimesi vilistlasi. Just jah, see on õige, et sealt on minul see teadmine kogu aeg olnud, et EBS on olemas. See on ka alustuseks väga oluline. Ja siis loomulikult ka tegelikult nende koolitusprogrammidega, et ega see ei olnud ka nagu uus teadmine, eks ole, et need on. Aga just sellel hetkel, kus siis oli vaja leida see sobilik koolitus, et siis ma süvenesin sellesse põhjalikumalt. Küsiks nii, et kui sa peaksid tooma välja ühe erilise taipamise, mis sul siin programmi jooksul on, siis mille sa välja tooksid? Ma arvan, et see võiks olla kindlasti selline nähtus nagu enese jälgimine või et siis ütleme nii, et kui me ikkagi juhtidena tahame inimesi juhtida, siis alustama võib-olla peaks siis enese juhtimisest. Ja nüüd täpselt see sama olukord, et justkui need muud tööriistad nagu on ja siis tuleb see selle kursusel, eks ju, üsna ruttu, eks ju, tuli siis see taipamine, et tegelikult kogu selle kiire protsessi juures, mida me igapäevaselt teeme, et väga kasulik on korraks jälgida ka ennast, et mis on need minu päästikud mingites situatsioonides, eks ole, et kuidas ma käitun. Ja kas see tööriist, mis ma siis sellel hetkel nagu juhina valin, et kas see tööriist on see õige tööriist, kõige sobivam sellesse olukorda. Et nagu selles mõttes ma arvan, et see on see kõige olulisem, sest et sealt saavad juba alguse kõik need muud kasutegurid. Et kõigepealt see, et ma ise
eks ju, väldin sellist mikromanageerimist rohkem. Teiseks see, et siis inimene, kelle suhtes ma seda tööriista kasutan, tema potentsiaal avaneb, temal tuleb nagu äratundmine, et vau, et edu elamus, et ma tulin ise selle niisuguse mõtte peale täna, eks. Et kõik sellised asjad, et seal on nagu mitu kasutegurit ja siis tegelikult sa saad teha tegelikult ühe suhteliselt sellise lihtsa liigutusega, ütleme nii, aga sa pead seda enda jaoks teadvustama. Ehk et ma arvan, et see on olnud see kõige nagu olulisem, mida välja tuua. Mis ei tähenda, et seal ei ole nagu muid asju, aga kuna sa küsisid ühte, siis see on see üks. Just kartsingi, et sa nüüd reetsid ära meie kogu kursuse tuuma, et ise endaga tuleb töötada. Et nii lihtne see ongi. Aga jah, tegelikult selle taga on ikkagi töö ja see on see, mida me siin teeme, et tore on kuulda, et see on ka sinu jaoks oluline selline taipamine. Et küsiks niimoodi ka, et kuidas sulle tundub coachivi juhtimine, et kas või millises olukorras selline lähenemine kõige parem on? Sa mõtled siis, et see juhtimisstiil, tööriistad, et millal kõige parem oleks kasutada? No ma usun, et siin on mitmeid olukordi ja ka sõltub sellest, et millist tööriista. Ehk sellest, mis mulle nagu meeldis väga selle kursuse juures, ongi see, et see tööriistakast on selline, et sa võid sealt ka noppida, et sa nopidki mingi tööriista ja teed midagi, eks ju, mingis konkreetses situatsioonis. Aga seda võib ka kasutada laiemalt, eks, et mitut asja korraga. Ja ma arvan, et neid situatsioone tuleb ette igapäevases juhtimises tegelikult üsna palju. Et see ei ole nagu see, kus ma mõtlen, et nüüd ma teen enda jaoks mingi niisuguse agenda ja siis ma ühel päeval hakkan kõike seda tegema, vaid tegelikult seda saab kohe nagu jooksvalt teha ja eeskätt siis just sellistes olukordades, kus eesmärgiks on inimesi arendada, eks, et nende potentsiaali avada, eks, et sellised olukorrad, et kus jällegi on ju, et justkui lihtne on teha seda, et anda nõu, aga selle asemel siis kasutada seda alternatiivset tööriista. Et kui see nüüd vastab su küsimusele, siis ma tooks selle peamisena välja. Küsin korra vahele, kui võib, et mis sul endal aitab seda väljakutse sellist väikest monsterit või sellist pisikest kuradikest maandada? Sa mõtled nagu seda nõuande koletist, jah? See on nii tore, mulle meeldib see väljend, et tegelikult ongi, et võikski endale sellise nagu luua sellise nõuande koletis, igaüks oma peas on ja siis mõtledki, et nüüd on see koht, kus ma pean seda taltsutama ja sa õpid nagu aja jooksul ära tundma siis neid momente, eks ole. Ja ma arvan, et seda on lihtsam teha läbides seda kursust just selle praktilise poole pealt, et kui sest inimene õpib, eks ju, või kuidagi mäletab asju läbi kogemuse. Ja siis kui ta on ühe korra midagi nagu mingis praktilises olukorras proovinud, siis ta saab seda nii-öelda kuidagi juba tunneb ära, et kus kohas see moment on, et kus uuesti võiks seda rakendada. Aga need nõuande koletised ilmuvad päris tihti, sest et me kõik oleme väga-väga kiires maailmas elame, meil on oma, eks ju, strateegia, eesmärgid, kõik, eks ju, need saavutused, mis me oleme enda jaoks juba ära listinud ja me tahame sinna võimalikult ruttu jõuda ja loomulikult on see, et nagu ma ju tean, mis me peame tegema. aga vot siis see ongi nagu see koht ja kusjuures selle kursuse vältel mul on juba olnud neid olukordi. Et ma ju tean, mis ma pean tegema. Ära ütle mitte midagi. Mõtlen nüüd see küsimus läbi. Et see on väga hea tegelikult, jah, et sa õpidki seda enese jälgimist ja siis samamoodi taltsutada siis seda nõuande koletist, mis muidugi alati kohe tuleb niimoodi hästi mugavalt nagu selles olukorras esimesena. See, mis sa ütled, räägibki selle kohta, et selline spetsialisti roll ja juhi roll, et kui ma ju tean seda asja, siis on ju lihtne ette öelda. Just absoluutselt ja see, ma usun, et on ka laiemalt, et mõnikord see situatsioon ise ongi selleks päästikuks, et isegi vaata võib-olla ei teagi, mis on veel nagu veel hullem, eks ole, sest et me arvame ju, et me teame, aga siis me äkki ei teagi. Ja siis see võib olla ka see moment, kus nagu oleks vaja ennast nagu pidurdada, aga samas ei taha, sellepärast, et siis saaks ju edasi minna asjadega, et sa saad selle nagu laualt maha. Et coachi või juhtimisstiiliga ikkagi tuleb arvestada, et see nõuab natukene rohkem aega,
versus see, kui sa siis kohe ise juba selle lahenduse välja pakud, et. Ja energiat ka, eks ju. Energiat samuti. Tuleb tunnistada. Kindlasti. Kuigi ma siin lugesin just ühte raamatut ja ei olnud ise mõelnud selle peale, et me ise ka oleme seda korduvalt öelnud, et coachiv juhtimine nõuab rohkem aega. Aga mille peale me oleme mõelnud seda, et ta nõuab alguses rohkem aega. Et pärast need inimesed, keda sa oled coachivat juhtinud, teavad, et sa ei hakka niikuinii neid küsimusi esitama, mis ma ikka sinna juhi juurde lähen. Ma esitan ise need küsimused endale ära ja liigun edasi. Kusjuures on väga hea, et sa seda ütlesid, sest et see oli täpselt mul see nagu järgmine mõte, et ühelt poolt sa mõtled, et sa teed endale jube ägeda teene, et sellega, et sa nagu kohe lahendad kõik asjad ära ja saad need laualt maha ja teed oma linnukesed kalendrisse. Aga tegelikult ongi, et kasutades justki neid tööriistu, mis me siis coachivas juhtimises õpime, et need aitavad suuresti just tulevikus, eks ju, et nüüd hakkabki neid kohti, momente vähem tekkima, kus sinult kui juhilt siis tullakse küsima, et seda kõige hullemat küsimust, et mis ma nüüd tegema pean. Et siis sealt edasi seda enam, kui seda praktikat ise ka mõdi kasutada, siis just nagu sa ütlesid, see hakkab inimestele külge. Just, see on selle stiili võib-olla veel see kõige suurem jõud. Sa oled mitu korda rääkinud siin meie müstilistest tööriistadest. Kas on mõni tööriist, mille sa oled valmis siis uudishimulikele vaatajatele ka paari sõnaga välja ütlema? No jaa, siuke tiiser peab ikka olema, on ju. Et kindlasti üks selline tööriist, mis ma arvan, kui ma selle välja ütlen, siis see tundub mega elementaarsena, on ju. See palju räägitud kuulamine. Kus me kõik tegelikult arvame, et me jube hästi kuulame. Mina arvasin ka, et ma oskan juba hästi kuulata inimesi ja just, et nagu kuulata, mitte siis, et sa nagu kuuled kuidagi pealiskaudselt, vaid et süvened. Et kindlasti see on üks asi, sest et see annab ka natuke tegelikult sellist aega just tehagi nüüd seda enda jaoks seda analüüsi osa, et kuidas ma nüüd siit nagu edasi siis toimetan, et millise otsuse ma vastu võtan või millist tööriista ma edasi kasutan või kuidas ma selle olukorra lahendan, sest see info on nagu hästi oluline, et seda teha. Ja see oleks kindlasti üks väga oluline. Kõige raskem tööriista, ütlesid kohe välja inimestel. Ja jällegi, eks jälle seda nõuab seda teadlikku lähenemist. Mäletad statistikat, et kui pikalt maailmas keskmiselt me oleme võimelised kuulama enne, kui me vahele sekkume? Ma võin selle numbriga nüüd küll eksida, aga mul on meeles, et see oli midagi väga, väga lühikest aega. 10 sekundit protsenti, jah. 10 sekundit on see aeg. Väga kiire ja siin, kui see on niisugune maailma keskmine, siis arvestades Lapimaa mehi ja Itaalia mehi, siis tõenäoliselt on kuskil see tunduvalt lühem. Just. Seal tihtipeale võib olla see, et inimene ei jõua oma mõtet alustadagi, kui see juba katkestatakse. Meil tuleb see enda hea mõte, see tuleb ka välja öelda. Absoluutselt ja kusjuures selle kuulamise harjutuse osas ikkagi ka, et peab olema ka kannatlikkust ja ennast ikkagi ka hoidma tagasi. Just eriti nendel hetkedel, kus sa siis juba tahad sealt välja pahvatada, eks ole, midagi jube tarka, on ju. Et siis sellel hetkel just hoida ennast tagasi ja kuulata. Sa oled nii palju häid mõtteid juba välja öelnud, et ma mõtlesin, et küsiks sult, et kas on veel mõni selline asi, kuidas seda hea küsida oleks sult, et mida sa ise tahaksid seal just võib-olla selle programmi kohta või selle ülesseisvu kohta, et sa küll natuke rääkisid ka, aga mis sa tahaksid ise, mille tahaks tähelepanu juhtida või kuidagi esile tuua? Jaa, ikka tegelikult sa ise rääkisid juba ära selle mõtte, mis ma oleks tahtnud öelda, aga no ega kordamine ju halba ei tee, et mis mulle endale meeldis see programmi, üldse selle kursuse programmi juures ja läbiviimise juures ka, et tõesti see praktiline pool, et kõik see teoreetiline osa sai nagu praktiliselt läbi proovitud. Ja kui inimene proovib midagi praktiliselt läbi, siis teadmine saab oskuseks, eks ole, see jääb kuhugi niimoodi kogemusena üles. Ja hiljem on seda oluliselt lihtsam oma igapäevases elus kasutada.
et see kindlasti on väärtus. Ja ka see, et jällegi, et praktilisus tähendab ka seda, et kui meil on kontakttunnid näiteks ära, et siis ei ole see, et me nüüd kõik läheme, paneme kooli ukse kinni, unustame kõik ära, vaid et siis ongi see, et on ka see praktiline osa, mida me peame ise tegema, ehk et see ei ole päris nii, et käime ainult kontakttunnis, vaid just ongi hästi hea, et on ka grupi tegevused hiljem, kus siis saab teha neid harjutusi ka elulistel teemadel, just, et me ei pea nagu tegelikult nagu välja mõtlema, meil peaks olema igal ühel nagu neid näiteid varrast võtta, kus neid olukordi lahendada, et see ka kindlasti mulle endale meeldis. Selle pinnalt küsin ikka ühe küsimuse veel, et kui sa nüüd niimoodi vaatajatele jälle peaksid natuke neid rahustama, et kui konti murdes on, kui me nii palju igasuguseid vahepeal anname ka mingeid ülesandeid, et kuidas kiirel inimesel. Võt see ongi just, et minule tundus pigem vastupidi, et just see, et kursus on praktiline, hoiabki aega kokku. See, mida siis õppepäevadel teie esitate, mis on meil hiljem teha, et see ongi praktiline, väga konkreetne. Et ütleme siis, et vastukaaluks võib tuua selle, kui meil on, eks ju, siis mingi hunnik teoreetilist materjali, mida siis juhid igapäevaselt oma töö kõrvalt peavad siis lugema, otsima siis seda pointi sealt välja, fokusseerima, mis nõuab oluliselt rohkem nagu energiat. Pluss on see, et sealt ei pruugi seda õiget infot saada jälle üles noppida, eks, mis on oluline. Ehk et minu jaoks kindlasti üliäge on see, et väga konkreetsed teemad, hästi struktureeritud, et ma lähen uksest välja ja tegelikult mul on see kogemus nagu juba peas kuskil olemas, et kui ma lähen järgmine päev tööle, ma saan juba ühte ja teist nendest ka kasutada. Et see on kindlasti väärtuslik, et ei, ma ei ütleks nagu seda, et see on selles mõttes nagu mega nagu ajakulukas, et eks igaüks muidugi, eks ju, teeb nii palju, kui ise heaks ja kasulikuks arvab, aga jaa, formaat selles mõttes kindlasti minule hästi sobib. Aitäh sulle, Merilin, et sa tulid ja jagasid oma kogemust meiega. Meil endal oli ka, ütlen ausalt, väga põnev, sest et ega me ei ole mitte kelleltki niimoodi nii otse küsinud kui sinult. Aitäh teile, väga tore sai jälle need mõtted korra läbi mõelda.